Mina olen Joel Kutsuba, olen Justiits- ja Digiministeeriumi digiriigi osakonna teenuste talitusest, teenuse disaini nõunik ja olen siis eelmine aasta koos teenuse disaini töörühmaga selle projekti kallal tegelenud ja me siis eelmise aasta lõpus selle teenuse standard 2.0-ga ka valmis saime. Esmalt tahaks alustada küsimusega ja küsimusega alustada ka natuke interaktiivsemalt. Nimelt panen nüüd siia Teamsi küsimuse ülesse, millele teie saate ise ka vastata. Küsimus siis selline, et kas teile teadaolevalt on teie asutuses kirjeldatud teenuse arendamise kord või standard? Kas te näete küsimust hetkel ekraanil? Ja näeme kenasti. Näete, väga Saame hea. vastata. Senikaua, kui on vastamine, siis ma ütlen, et me salvestame tänase, ehk siis panime selle salvestuse käima ja saatame pärast kõigile huvilistele ka laiali koos materjalidega. Aitäh, Orvi. Nii. 5 sekundit veel ja vaatame siis tulemusi. Tulemused siis näitavad meil seda, et 87 on vastanud, pooled ei oska öelda ja teine pool jaguneb enam-vähem omakorda pooleks, kus siis pooltel on teadaolevalt asutuses teenuse arendamise kord paigas ja pooltel ei ole. Ehk siis ütleme 1/4 ütleb, et teadaolevalt on, 1/4 ütleb, et ei ole ja pooled siis ütlevad, et ei oska öelda. Ja me viisime möödunud aastaga läbi sellise hetkeolukorra kaardistamise küsitluse, millest küsisime seda samuti asutustelt, muuhulgas teiste küsimuste kõrvalt ja saime teada, et pooltel oli teenuse arendamise kord kirjeldatud mingil määral ja pooltel seda ei olnud. Ja samuti, mis on sageli selle teenuse arendamise korra või standardiga. Nii, mul kadus nüüd presentatsioon ekraanilt. Pilves toimetamise rõõmud. Nii oleme tagasi nüüd ühendusega, et sageli siis osa sellest korrast on siis see, et koos käib teenuseid hindav paneel või koostöökogu ja siis sarnaselt sellele tulemusele. Kas te näete ekraanil praegu pilti? Praegu on must. Mul on ka must. Teenuse disain. See on side. Nii. Alati nagu kui digivärgindus ei tööta, tuleb minna analoogi peale üle. Proovime nüüd ükskord veel. On ka kõik kaamerapildid välja lülitada, et jätta ainult PowerPoint. Nii, ma teen igaks juhuks selle nüüd ära, et
säilitame võimaluse minna analoogi peale. Ta pole päris analoog, aga PDF-i peale. Et teen siis seda. Nii, kas oleme tagasi pildiga? Jaa. Väga hea. Ühesõnaga, et pooltel juhtudel siis asutustel oli teenuse arendamise kord paigas ja pooltel mitte. Ja samuti siis pooltel asutustest käis koos teenuseid hindav kas mingit sorti koostöökogu või paneel, mis siis tegi otsuseid teatud kriteeriumite põhjal, et mis teenuseid me arendame ning teatud juhtudel ka, kas need vastavad nii-öelda meie ootustele või seatud kriteeriumidele. Lisaks me uurisime ka teisi asju. Ma toon siia lihtsalt näiteks veel ühe teise näite, et me uurisime, et kas asutused mõõdavad teenuste osutamisel kasutaja rahulolu ja või kasutaja kogemust. Tuli samuti välja, et nüüd 46 vastanust mõõtsid siis natuke üle poolte kasutaja rahulolu ja osad siis ei mõõtnud ja osad mõõtsid ka kasutaja kogemust. Ning kolmanda näitena toon siis oma isikliku kogemuse, kus istusin ühes nii-öelda ümarlauas IT-majade ühest küljest kas arendusjuhtidega ja rääkisime samuti teenuse standardist ja sellest, kuidas nagu IT-majades on täna selline teenuse arendamise kord või ka vastavuskriteeriumid paika pandud ja võttes arvesse siis neid erinevaid valdkondi, mida siis meie teenuse standard adresseerib, tõstatasin ka oma valdkonnast lähtuvalt ühe küsimuse, et missugused kriteeriumid on täna paigas IT-majades näiteks selleks, et tagada, et digiteenused oleksid kasutajakesksed ja kasutajasõbralikud. Ja vastuseks sain ma ühelt IT-majalt siis selle, et paigas on näiteks ligipääsetavuse automaattestid. Ja teades natukene seda tausta, siis võin öelda, et jah, ligipääsetavuse automaattestid on olulised, sellepärast et me peame tagama täna ligipääsetavuse nõuded digiteenustes, aga sellest jääb kahtlemata väheks selleks, et digiteenus oleks kasutajakeskne ja mugav kasutada. Ja neid võimalusi, mida me saame tegelikult oma protsessidesse või selliste kriteeriumidena määratleda, et mis tagaksid ühest teenusest hea ja kasutajasõbraliku, kasutajamugava teenuse, neid on mitmeid. Ja sellepärast nende kolme näitel võib-olla see illustreeribki seda, et miks me teenuse standardit vajame, miks me arendame teenuse standardit, et just nimelt sellepärast, et asutustes arendatakse teenuseid täna väga erinevat moodi, väga erineval tasemel ja on asutusi, kus kohas mingit sorti arenduskord on paigas, on asutusi, kus seda ei ole. Ja selliselt oleme me asutustena ka väga erinevas nii-öelda küpsusastmes nii teenuse arendamise kui ka teenuse juhtimiskorra kirjeldamisel. Ja selleks, et me jõuaksime riigina paremini ühele tasemele ja meie nii-öelda riigiteenused, avalikud otsesed teenused oleksid kasutajamugavad ja vastaksid ka teistele suure hulgale kriteeriumidele, tulekski siis luua selline ühtsem, parem arusaam sellest, milline hea teenus on ja digiteenus on siin just teadlikult sulgudes, milline on hea teenus või digiteenus ning
milline on ühe teenuse arendamise protsess ja millised võiksid olla siis need erinevad põhimõtted, millele teenus võiks vastata, mida rakendada teenuse arendamisel, teenuse juhtimisel ning millised võiksid olla need kriteeriumid, millele see võiks vastata. Lisaks sellele me oleme siin läbi aastate saanud tagasisidet selle koha pealt ja näinud seda ise ka, et sageli siis see koostöö ühe teenuse arendamisel ja osutamisel erinevate osapooltega on siis strateegia ja teenuse juhtimine, olgu see siis äripool ja digipool, omabki päris mitmeid väljakutseid. Ja seetõttu aitab nii-öelda luua selline ühtsem ja terviklikum vaade ja arusaam sellest terviklikust protsessist, aru saama sellest, et mis on igaühe roll ja kuidas üks hea teenus siis kujuneb ja liigub võib-olla erinevate osapoolte vahel selleks, et siis selleks valmiks hea teenus. Ehk siis luua selline arusaam terviklikust teenuse elutsüklist oli siis üks eesmärk, mida me teenuse standardiga saavutada tahtsime. Ja milline on siis erinevate osapoolte roll selle kujundamisel. Ja sageli need juhised, mida me riigis erinevate osapoolte vahel toodame, need on nagu killustunud, need on laiali, teinekord ka raskesti arusaadavad, raskesti leitavad. Nii et siis teenuse standardi eesmärk on ka siis siduda need erinevad teadmised erinevatest valdkondadest nii-öelda ühe juhenddokumendi alla ja lihtsustada teenusejuhtidele siis suurest pildist arusaamist, et millised on need põhimõtted, mida tuleks siis ühe teenuse juhtimisel ja arendamisel rakendada. Ja teenuse standard ei asenda neid valdkondlikke erinevaid standardeid, et küberturvalisuse standard, ligipääsetavuse standardid ja muud ka nii-öelda siseriiklikud standardid ja kokkulepped jäävad, aga teenuse standard siis püüab lihtsustada just seda tervikvaadet ühele teenusejuhile. Sest et me teame, et need ootused, et siis üks teenus valmiks nendele erinevatele ootustele vastavalt on päris suur ja sageli see ootus just jõuabki teenusejuhi tasandile, siis meie missioon ja eesmärk nii-öelda ka teenusedisaini töörühmana on see, et lihtsustada teenusejuhtide igapäevatööd ja töötada välja nii-öelda tööriistu ja juhendmaterjale, mis siis aitaksid neid ühe hea teenuse juhtimisel ja arendamisel. Ja jõuame siis teenuse standardini, et mis on teenuse standard ja mida selles võib siis leida. Täna oleme siis määratlenud seda selliselt, et teenuse standard on otseste avalike teenuste ja digiteenuste arendamist ja juhtimist suunav juhendmaterjal. See ei piirdu tegelikult ainult nende teenustega, et see on täpselt samamoodi rakendatav ka tugiteenustele ja kaudsetele avalikele teenustele. Aga määratleme seda esmalt selliselt sellepärast, et meie vastutusalas on ka otseste avalike teenuste ja digiteenuste kvaliteedi kujundamine. Aga kuna need põhimõtted on universaalsed, on need rakendatavad oluliselt laiemalt. See koondab endas erinevaid põhimõtteid, nõudeid ja kvaliteedikriteeriume ühele teenusejuhile hea teenuse väljaarendamiseks. Siis see hõlmab endas 14 põhimõtet ja põhimõtete all rakendussuuniseid. See hõlmab endast teise sisu osana veel teenuse elutsükli protsessi ja kolmanda sisu osana hindamisväravaid ja hindamiskriteeriume. Me oleme teadlikud sellest versioonist veel hindamiskriteeriumid selle kõige detailsemas astmes välja jätnud selleks, et siis tulla täna
pigem selle versiooniga välja ja testida, aru saada, et mis loob sellest materjalist teenusjuhtidele väärtust ning lisame hindamiskriteeriumid ka tulevaste versioonidega sinna juurde. Aga teenuse standard, mille me oleme siis loonud, ei ole miski, mis on meie välja mõeldud, et see on maailmas suhteliselt levinud juhendmaterjal. Ja siin mõned näited siis sellest, mis täna nii-öelda teistes riikides olemas on ja mille me võtsime ka aluseks siis eelmisel aastal standardi materjali uuendamisel. Et tegime sellise põhjalikuma kriteeriumide analüüsi, mida erinevad riigid oma standardis siis ühe teenuse puhul ootavad ja siis analüüsi tulemusena tegime valiku, mida me toome nii-öelda välispraktikast meie standardisse üle ja mis siis meie standardis peaks nii-öelda eelmisest versioonist alles jääma. Ma soovitan tutvuda näiteks Portugali näitega ja Austraalia siin just möödunud aasta lõpus samuti uuendas oma standardit ja Saksamaa uuendas oma standardit. UK pidevalt täiendab seda, et mida on näha ühe asjana on see, et teenuse standard on kindlasti elav dokument, et see on dokument, juhendmaterjal, mida peaks pidevalt üle vaatama ja mille kriteeriumid peaks siis täiendama lähtuvalt sellele, mis on siis kas siis parima praktika järgi olulised nõuded teenusele või siis ka sellele, mis on parasjagu riigil prioriteetne. Aga kellele siis teenuse standard mõeldud on? Et ma tooks välja siin 3 nagu suuremat kasutajagruppi, et esmalt ja primaarselt oleme seda loonud teenuse juhte ja arendustiimi liikmeid silmas pidades. Ehk siis teenuse standard on mõeldud väga praktilise ja rakendusliku materjalina, mis siis toetaks teenuse juhte ja arendustiimi liikmeid nende töös. Et selle läbi teenuse standard võiks toetada siis arusaama loomist ühest teenuse elutsüklist, erinevatest etappidest ning mis on ootused või mis on sellised nõuded ka ühe hea teenuse valmimisel ja kuidas selleni jõuda. Teisalt suurem sihtrühm on kvaliteedijuhid, see osapool, kes ühes asutuses kesksemalt koordineerib teenuste arenduse kvaliteedi kujundamist ja teenuse juhtimise kvaliteedi kujundamist ja võivad olla arendusjuhid, kvaliteedijuhid, protsessijuhid ja neile on teenuse standard võib-olla selline raamistik, mis aitab siis üle vaadata, et kas nende asutuse teenuse arendamise kord ja juhtimise kord on miski, mida võiks uuendada lähtuvalt teenuse standardi materjalile, mingit kohti üle vaadata või siis vastab see nii-öelda riiklikele ootustele ja selles mõttes käib ta täna ühte jalga sellega, kuidas ka meie seda teenuse elutsüklit näeme ja käsitleme. Ja kolmandaks, poliitikakujundajad, need, kes on vastutavad ka rahastusotsuste eest, et neile võimaldab siis teenuse standard siduda raha jagamise teatud juhendmaterjaliga või siis ka toetuste andmise tingimusega, kus kohas on võimalik siis võtta välja mingid olulised kriteeriumid näitekski, mida me teenuse puhul peaksime käsitlema ja need siis kas siis sellise ühe kvaliteedikriteeriumina ära siduda või siis refereerida lihtsalt ühele dokumendile, mis siis teenuse kvaliteeti ja arendamist käsitleb. Ja sageli teatud ringkondades on päris oluline küsimus ka see, et mis õiguslikul alusel me seda teeme. Ma lihtsalt annan ülevaate 2 võib-olla punktist. Esimene on siis tõktamäärus,
ehk siis teenuse korraldamise teabehalduse alused, mille alusel siis tegeleme meie siis avalike otseste teenuste juhtimise ja arendamise koordineerimisega ja selle alusel loome ka juhendmaterjale teenusejuhtidele paremate avalike teenuste arendamiseks ja juhtimiseks. Ja teisalt siis, kuna meie käes on ka digiarengu välisrahastuse rahapott, et siis läbi digipöörete ja IKT riigiüleste kesksete teenuste jagame me siis ka vastavalt raha teenuste toodete arendamiseks ja sealtkaudu osutame me sellele, et siis need digiteenused, millele me raha jagame, peaksid siis vastama teenuse standardi kvaliteedikriteeriumidele ja samuti osutame ka siis läbi 3 erineva paneeli nõustamist ja tuge, kui ka siis valideerime tulemusi, et kas siis teenus on vastavalt meie ootustele välja arendatud. Ja ühe sellise paneeli juhina, äripaneeli juhina olen ka mina tegutsenud viimased 4 aastat ja näinud siis ka lähemalt neid väljakutseid, millega siis teenuse ja tootejuhid tegelevad. Ja selle kogemuse pealt on samuti siis teenuse standard välja arendatud, et kesksemalt läbi juhendmaterjali seda tuge ja juhist pakkuda. Aga tuleme nüüd konkreetsemalt selle sisuosa juurde. Ma varsti jagan linki, kus te teenuse standardi kätte saate. Saate alla laadida sellega lähemalt tutvuda. Minu teada ka selles kohtumise kutses oli see olemas. Nimelt digiriik.eesti.ee veebilehed leiate avalike digiteenuste tööriistakasti, sealt alt riiklikud juhendmaterjalid ning siis teenuse standard 2.0 leiate sealt allalaadimise lingi. Ja andes natuke ülevaadet, et kuidas see juhendmaterjal on üles ehitatud ja mis te sealt leida võite, kuidas seda lugeda ja endale praktiliselt rakenduslikuks teha, koosneb siis 3 sisuosast, nagu ütlesin, teenuse elutsükkel, põhimõtted ja rakendussuunised ning hindamisväravad ja hindamiskriteeriumid. Ja lähme nüüd igasse nendesse 3 natukene rohkem ka sisse. Aga siin te näete ühe pildi pealt ära, kuidas need 3 sisuosa omavahel seotud on. Kui elutsükkel annab siis sellise ülevaate ühest teenuse kujunemisest algusest lõpuni ja kuni selle lõpetamiseni või skaleerimiseni, siis need 14 põhimõtet on sellised horisontaalsed väärtused, et mis rakenduvad siis selles teenuse elutsüklis erinevas etapis erinevat moodi ja võivad omada siis erinevat kaalu vastavalt sellele, kus sa parasjagu teenuse arendamisel või osutamisel oled. Ja hindamisväravad ja hindamiskriteeriumid, alustan siis hindamisväravast, on pigem sellised kontrollkohad, mis võimaldavad sul hinnata, et kas sa oled hea kursi peal. Ja omades selliseid väikseid kontrollkohtasid aitab sul hinnata, et missuguseid muutuseid peaks võib-olla tegema, missuguseid täpsustusi peaks küsima arenduspartnerilt või ka siis omaenda arendustiimilt. Ja selleks, et veenduda, et me ikkagist liigume õiges suunas ja ei suurenda riski võib-olla arendusprojekti mitteootuspäraselt täitmisega. Aga tuleme siis põhimõtete juurde, et üks sisu osa on siis teenuse standardid 14 põhimõtet. Need põhimõtted said meil eelmine aasta kokku koondatud ja sõnastatud ühest küljest läbi koosloome töötubade. Me kutsusime kokku 30 valdkonna eksperti 14 erinevast valdkonnast ja 20 teenusejuhti ja kaardistasime nendega, mis on siis olulised nõuded
ühe teenuse puhul ja mis on selline parim praktika, mida peaks jälgima selleks, et üks hea teenus valmiks. Ja nende töötubade tulemusena ja samuti siis selle välisriikide standardite analüüsi tulemusena tegime päris mitu sellist analüüsi iteratsiooni ja jõudsime nende 14 põhimõtteni. Igale põhimõttele on siin standardis eraldatud üks lehekülg, et hoida seda võimalikult lihtsana, kompaktsena. Ja üks sisulehekülg siis ühe põhimõtte juures kirjeldab lahti selle põhimõtte eesmärki, suuniseid selle rakendamiseks, väikest plokki enesehindamise küsimusi, mis võimaldab siis lihtsalt hinnata, et kas minu teenus täna vastab sellele põhimõttele. Ning siis väike viide sellele, millises teenuse elutsükli etapis see põhimõte rakendub peamiselt. Ja siin on mõned näited siis sellest, milline üks sisuleht välja näeb. Näiteks juhi strateegiliselt ja ettevaatavalt on lahti kirjeldatud põhimõtte eesmärk. Näiteks ühe rakendussuunisena on siin kirjas, et vii ennast kurssi organisatsiooni strateegiliste dokumentide, arengukavade ja rahastusallikatega. Et see põhimõte suunab siis vaatama suurt pilti, et mõistma, kuidas on üksik teenus, mida sa parasjagu juhtimas oled või arendamas oled, kuidas see on seotud siis suurema pildiga, organisatsiooni olulisemate eesmärkidega kui ka siis laiemalt arengukava dokumentidega. Et see sidusus on oluline teha selleks, et püstitada õigeid strateegilisi eesmärke. Ja siis hinnata, et kas pikas plaanis me selle teenuse arendamise ja osutamisega täidame neid või mitte. Ehk siis ka lihtsamini öeldud, see võib olla siis teenuse strateegia, teenuse visioon, mis siis on oluline endale selgeks teha ja see tuleneb peamiselt läbi arengukavade ja strateegiliste dokumentide sidumisega. Ja nüüd, kui see on nagu üks põhimõte, et teenusejuht valdaks ja mõistaks seda suuremat pilti, siis näiteks teine põhimõte on eesmärgista, mõõda ja hinda järjepidevalt. Et see on nüüd päris oluline selline ootus ühest küljest teenustele, teisest küljest ka selline juhtimislik põhimõte, mida tulekski rakendada, et meil oleksid teenuse puhul paigas olulisemad eesmärgid, et mis on need ärieesmärgid, mis on arendusprojekti eesmärgid, mida siis meil saavutada tuleb ning siduda veel ka need olulisemate või olulisema mõõdikuga. Ehk siis näiteks arendusprojekti puhul, kui meil on paigas arendusprojekti eesmärk ja mingi mõõdik, ehk siis mis on see, mis muutust me tahame selle arendusprojektiga saavutada, oleks oluline ka lahti mõtestada, et kuidas me seda tulemuslikkust võiksime mõõta ja hinnata. Ja kui on see arendusprojekt valmis, see arendusprojekt võib lähtuvalt projektist, teenusest või tootest olla väga erineva pikkusega, alates mõnest kuust või poolest aastast kuni mõningate suuremate puhul võib see olla isegi mitmeaastane projekt, siis seda enam on olulisem tükeldada see väiksemateks tükkideks, mis on samuti üks põhimõte, et tuleks arendada agiilselt ehk siis paindlikult ja seada teatud tulemusmõõdikud, mis siis aitavad nagu hinnata, et kas me, kui me sinna lõpuni välja jõuame, kas me oleme täitnud oma eesmärki või mitte. Ja neid eesmärke tegelikult me küsime riigis ju päris mitmes kohas ka. Näiteks kui me lähme ka välisrahastust taotlema, palume me täita teenusejuhtidel
IKT struktuurfondidest taodeldes sellise projekti A4 ja kus on täpselt samamoodi mingisugused küsimused või nõuded sees, et me soovime, et kirjeldatakse ära üsnagi selgelt, mis on selle arendusprojekti eesmärk ja vajadus ja mis on see oodatav tulemus ja kuidas me seda edu mõõdame. Nii et need ei ole mitte olulised ainult nii-öelda enda jaoks teenusejuhina, vaid neid küsimusi küsitakse siis kas asutusarenduskomitees või siis mingis muus kontekstis. Ja samuti siin on siis enesehindamise küsimused, mis siis lihtsalt suunavad hindama, et missuguste küsimuste läbi ma saaksin aru, et kas mu teenus vastab sellele põhimõttele või mitte või kuidas ma saaksin seda siis veelgi paremini seda põhimõtet oma teenuse puhul rakendada. Nii, need olid siis võib-olla 2 näidet ja selliselt on igale põhimõttele üks sisulehekülg pühendatud. Ja teise sellise suurema sisu osana on siis teenuse standardis kirjeldatud teenuse elutsükkel. Et teenuse elutsükkel siis kirjeldab pigem sellist nagu protsessilist vaadet. See koosneb, terviklik elutsükkel koosneb meie mudelis siis 10 etapist, mis omakorda jaguneb selliseks 5 tervikosaks. 5 tervikosa on justkui nagu teemandid, millest siis esimene teemand, mis iga teemad koosneb 2 etapist ja siis sellisest oodatavatest tulemustest ja hindamisväravast. Et esimene teemand on siis pigem selline planeerimise osa, mis hõlmab siis sellist visioneerimist ehk siis strateegilist planeerimist ja üksikprojekti planeerimist. 3 keskmist teemandit hõlmavad teenuse arendamist, alates siis sellist analüüsifaasist, kontseptsiooni või lahenduse väljatöötamiseni, lisalt edasi siis selle lõpliku ja detailse väljaarendamiseni. Enne kui me siis saame siis seda teenust osutama hakata, ehk siis teisisõnu laivi viia, tuleks meil siis teha samuti teatud kvaliteedikontroll, kas meie teenus vastab nõuetele, turvalisuse nõuetele, ligipääsetavuse nõuetele ning kas me oleme valmis teenuse lansseerimiseks ja siis teenus seejärel, kui see on laivis, on osutamise etapis. Ja see viimane teemand või viimased etapid hõlmavadki seda faasi, kus kohas me osutame teenust ja järjepidevalt seda hindame ja selle pinnalt siis teeme otsuseid, mida sellega edasi teha. Kas see lõpetada või mõningal juhul, mõne lahenduse puhul seda skaleerida. Skaleerimine on tulnud siia sisse just teatud kesksete komponentide ja heade lahenduste vaatest. Et kui meil on hea lahendus, mis töötab, on mõistlik hinnata, et kuidas me saaksime seda laiendada. Või meil on riigis ka sellised kesksed, kas ärilised komponendid või digikomponendid, mida on mõistlik keskselt arendada ja kõigile jagada, selle asemel, et siis ühte asja võib-olla 7 korda tellida ja sellest 7 korda ka raha maksta. Seega skaleerimise element siin hõlmab nii heade lahenduste laiendamist kui ka kesksete komponentide skaleerimist üle riigi. Nii et võrreldes sellise eelmise teenuse arendamise elutsükli või sellise protsessi käsitlusega oleme siin selles uues versioonis laiendanud seda teenuse arendamist nii planeerimise poolega kui ka siis selle osutamise, juhtimise ja lõpetamise poolega. Ja sellest meil siis selle elutsükli terviklikkus ka tuleneb. Ja nüüd ka siin on igale teemandile siis teenuse standardis pühendatud üks lehekülg, mis siis kirjeldab lahti selle etapi eesmärki. Siis etapile on ka siis väike lühikirjeldus
ja siis 2 etapi peale kokku ehk siis teemandi peale kokku on ka siis oodatavad tulemid, kuhu võiks välja jõuda. Ja siin on ka need hindamisväravad markeeritud, et hindamisväravad võivad olla puhtalt ka enese hindamiseks, et kui sind huvitab teada, näiteks sa lähed tellida analüüsiprojekti ja sa tahaksid aru saada, et missuguseid oodatavaid tulemeid võiks analüüsiprojekti kirjutada, siis see võib olla näiteks üks koht, kus kohas sa võtad siin esimese 2 teemandi väravad, A ja B väravad ja sa tutvud nende oodatavate tulemitega ning võib-olla võtad ka ühe põhimõtte aluseks, et võib-olla sa lähed projekti puhul arendama just seda kasutajasõbralikkust või kasutajakesksust ja saad ka rakendussuunistest häid nippe, mida siis ühe analüüsiprojekti sisse kirjutada. See on võib-olla väike näide lihtsalt sellest, et kuidas seda mudelit lugeda ja siis oma igapäevatöösse rakendada. Ehk siis oodatavad tulemid on iga värava juures ja need väravad on siis mõeldud ühest küljest täiesti teile endale ka, mis aitab siis hinnata seda, et kas selles protsessis me liigume õiges suunas, kas meie oodatavad tulemid kinnitavad meile seda ja meie probleem on hästi mõistetud analüüsi etapi lõpus, meil on vajalik teadmine selleks, et lahendust välja töötama hakata või me peaksime seal midagi täiendavat veel tegema. Ning läheme siis mõne näite juurde, et näiteks sellisena näeb välja siis see sisuleht teenuse standardi elutsükli etappide kirjeldamisel, mis jällegist siis annab ette väikse tegevuskirjelduse ja 2 etapi peale kokku oodatavad tulemid. Nüüd me näeme, et siin järgmiste versioonidega võiks lisanduda juurde võtmetegevused, ehk siis me oleksime iga etapi juures, annaksime ette mingid võtmetegevused, mis siis nende oodatavate tulemiteni viivad. Täna me oleme veel need võtmetegevused jätnud ka natuke teadlikult kirjeldamata, sellepärast et me tahame näha, kuidas täna nende sisuosadega see teenuse standard töötab, rakendust leiab ja me mõistame, et tegelikult need võtmetegevused, mida me ka ette anname, on sellised asjad, mida tuleks iga projekti puhul läbi mõelda, et mis tegevused on asjakohased ja kuidas neid rakendada siis. Ehk siis oleme püüdnud jätta siin ka lahtiseid osi teadlikult, et seda mitte täielikult kinni kirjutada, sest iga projekt on omanäoline ja selliselt ka see teenuse standard, kuigi see võib kõlada, et selleks, et standardi nõuetele vastata, peame me kõikidele ootustele vastama, siis tegelikult see standard on mõeldud ka sellise juhendmaterjalina, kus kohas me anname ette sellise suure pildi või maksimumpildiga ja teil tuleb sisuosadega tutvuda ja leida siis rakendust nendele sisuosadele, mis teile parasjagu olulised on ja neid ka teatud määral kohandada vastavalt oma vajadusele, teenusele ja arendusprojektile. Nii et elutsükli lõuend või selline teenuse elutsükli osa teenuse standardist on siis jaotatud teadlikult niimoodi, et siis ühe lehe peal on 2 etappi ja 2 etapi peale kokku ühed oodatavad tulemused. Ja hilisemates versioonides lisanduvad siia veel checklist hindamisküsimusi, mis aitavad hinnata, kas me oleme siin õigel kursil ja oleme valmis liikuma edasi järgmisesse etappi või veel mitte. Nii, ja tulen siis võib-olla sellise viimase selle teenuse standardi juhendmaterjali sisuosa juurde, mis on siis selline, me oleme kaasa andnud lisana sellise suurema
mudeli, mis kirjeldab neid erinevaid sisuosi või kuvab need ühe pildina ja näitab, kuidas need omavahel seotud on. Et siis mõnigal juhul on meile öeldud, et just seda pilti tahaks selleks, et see oleks nagu silme ees ja aitaks nagu mõtestada seda suurt pilti. Et nii et tuletan meelde, et siis elutsükli mudel on see selline protsessiline vaade. Põhimõtted on sellised horisontaalsed ja universaalsed, mis rakenduvad läbi elutsükli ja võib-olla erinevates etappides erineval viisil ja hindamisväravad aitavad siis hinnata protsessis erinevas etapis, kas me oleme õigel teel. Nii, ja tulles nüüd siia kasutusjuhtudeni, et te mõtlete võib-olla või teil on peas äkki küsimus, et tore, suhteliselt palju infot või isegi võib-olla suhteliselt arusaadav, kuidas ma seda rakendan. Ja me oleme selleks, et selle juhendmaterjali praktilisust silmas pidada, oleme töötanud välja Miro töökeskkonnas töölehed ja pannud ka selle juhendmaterjali sinna, et teil oleks võimalik seda lihtsamal viisil kasutusele võtta ja proovida. Aga mõned kasutusjuhud, mida me võib-olla kohe näeme, kus võiks seda rakendada ja neid võib olla hulga veel. Et on siis need, et esiteks aitab teenuse standard ühte arendusplaani koostada, teenuse arendusplaani koostada, et sellisel juhul oleks mõistlik võtta see teenuse elutsükli lõuend ette ja siis lähtuvalt nendele etappide tegevuskirjeldusele ja oodatavatele tulemitele tegevusi erinevatesse etappidesse planeerida. Ja siis on võimalik ka teha sellist võib-olla vastavushindamist vastu mõnda põhimõtet, et kas mul on see arendusprojekti plaan nii-öelda hästi läbi mõeldud või tuleks siin midagi veel juurde lisada. Et see oleks nagu esimene kasutusjuht, et planeerida ühte teenuse arendusprojekti, kas siis analüüsiprojekti, analüüsiarendust või siis terviklikult läbi teenuse elutsükli. Ja võib-olla siia juurde mainin, et me oleme siin töötanud, meil on ka veel avalike teenuste tööriistakast digiriik.eesti.ee ja seal te leiate veel täiendavat materjali, mis siis aitab seda arendusprojektiplaani koostada, et leiate samuti meetodeid ja seal on samuti ka tegevuste kirjeldusi üsnagi palju. Et tulevikus me näeme, kus kohas me võiksime siia juurde pakkuda suhteliselt suurt tööriistakasti, et kui tegevused on arendusprojektiplaanis määratletud, et siis on meil ka siis selline meetodite pakk, mille hulgast te saate valida tööriistu, mis aitavad teil nende tulemusteni jõuda. Ja tuleme teise kasutusjuhu juurde, et teine võimalus on arendada siis ja analüüsida, esmalt analüüsida, siis arendada oma teenust läbi ühe teenuse standardi põhimõtte, ehk siis see võib olla ka teisisõnu läbi ühe kvaliteediprisma. Ja selleks, seda me proovisime läbi ka ühel elusündmusteenuste võrgustikupäeval ja see täiesti töötas teenusejuhtidele. Et lihtsustatult oleks siis see nii, et võtadki ühe põhimõtte sisulehe ette ja alustad nendest hindamisküsimustest ja tühja paberi kõrvale ja hakkadki läbi mõtlema, et kui ma tahan näiteks siin nüüd kas kasutajakesksust või ligipääsetavust või eesmärgipärasust oma teenuse puhul parandada, et mida ma selleks tegema pean ja siis hindamisküsimused aitavad ühest küljest hinnata seda hetkeseisu ja rakendussuunised ühel põhimõttelehel aitavad siis mõelda, mida ma võiks veel teha ja sellest siis koostada enda jaoks selline tegevuskava või arendusplaan.
kolmas kasutusjuht on siis see, mis on siis suunatud rohkem võib-olla sellist keskastme juhtidele asutuses või neile, kes siis tegelevad sellise arenduskorra, juhtimiskorra loomisega. Ja nende puhul olekski võib-olla kasulik see suurem pilt ja see raamistik sellest teenuse standardist, kus siis mõelda läbi, et kuidas üks teenus täna meil valmib, millised on erinevad osakonnad, kes on ühe teenuse arendamise ja juhtimisega seotud ja kuidas need tuua paremini kokku, et kas meil on täna pandud paika võib-olla esimene hindamisvärav, ehk siis missuguseid projekte me üldse arendama hakkame ja missuguste kriteeriumide alusel ning kuidas me toetame ühe teenuse arendamise kulgu oma enda maja sees. Ja on veel selline mõiste nagu, see on üks ingliskeelne termin nagu handoff, ehk siis, et näiteks kui meil on teenuse selline äriline vajadus kirjeldatud, mis siis kajastub ärinõuetena, et siis missugused on need kriteeriumid, mis võiksid olla siis ärinõuete kirjeldamisel paigas selleks, et siis meie vastav IT-maja, kes võtab selle digiarenduse enda peale, saaks siis hea sisendi, mille pealt jätkata, ehk siis samuti hinnata, kas meil on paigas need protsessid ja kokkulepped nii-öelda erinevate osapoolte vahel, kes siis ühe tervikteenuse eest vastutavad või tervikteenuse kvaliteedi kujundamise eest vastutavad. Ja siin on ka teisi kasutusjuhte, näiteks me oleme saanud siin signaale, et teenusestandardit tahetakse kasutada näiteks oma teenusportfelli analüüsiks ja korrastamiseks ja neid kasutusjuhte võib olla hulga veelgi, millele me oleme ise ka mõelnud oma töörühmas. Aga hetkel me nagu võib-olla kohe ette ei annaks neid kõike, et me tahaksime anda teile valiku ja vabaduse pigem seda teenusestandardit rakendada nii, nagu teile endale parasjagu vajalik ja kasulik tundub. Ja väga loodame, et te selle pealt annate meile tagasisidet ja jagate ka oma töö tulemust. Et siin näiteks on üks näide sellest, kuidas me tutvustasime seda teenusestandardit teenuste koordinaatorite võrgustikus. Saime siis juba Põllumajandus- ja Toiduametilt sellise näite vastu suhteliselt kiiresti, et kus ta lõi arenduse projektiplaani oma olemasoleva tööpinnalt, kus ta siis tegeles just selle analüüsi ja siis lahenduskontseptsiooni väljaarendamise projektiplaaniga, et ta lõi siis tegevuste nimekirja nende etappide alla ja koostas selle jaoks siis sellest endale on see vist Microsoft projektiplaani, et see on näiteks üks näide ja aitäh selle tagasiside eest, kuidas siis üks teenusejuht seda rakendas. Ja miks mõttes, kui teil on küsimus, et okei, tore, mis on need esimesed sammud, mida ma teha võiksin selleks, et siis seda proovida, siis mingis mõttes katsin seda ka nende kasutusjuhtude juures, aga siis käies võib-olla 1, 2, 3 need sammud läbi. Esmalt lae endale alla teenusestandard, sa leiad selle digiriik.eesti.ee-st, isegi prindi välja ja siis on see sul laua peal olemas sirvimiseks võtta. Ja teisalt siis mine Miro töölauda vaatama, et seal on võimalik siis tutvuda sellega nii-öelda digitaalses keskkonnas ja siis kohe ka proovida teenuse elutsükli lõuendi peal ühte projektiplaani kokku panna. Ja nüüd valigi üks kahest
rakendusjuhust, et kas sa tahad arendusprojekti plaani koostama hakata või siis tahad sa hinnatama ja arendada oma teenust läbi ühe põhimõtte. Et siis selleks võtagi, kui see on teine kasutusjuht, siis võtaks põhimõtteleht kõrvale ja hakkagi mõtestama läbi, et missuguseid praktilisi samme ma saaksin teha selleks, et läbi nende rakendussuuniste, et teenus järgiks seda põhimõtet. Ja selle Miro lehe juures, siis on oluline punkt meie jaoks see, et me oleksime väga tänulik, kui siis ka seda oma töö tulemust jagate meiega ja jagate ka mõtteid, et kas teenuse standard tundub teile kasulik, loob see teile igapäevatöös väärtust. Seda saate teha läbi kahe viisi. Et esiteks on meil tagasiside ankeet olemas ja sealsamas digiriik.eesti.ee veebilehel, kus on võimalik teenuse standardit alla laadida, on allalaadimislingi juures ka tagasiside ankeedilink. Ma kohe näitan, et olete digiriik Eesti.ee riiklikud juhised, teenuse standard 2.0, saate seda siin alla laadida ja siin alla on ka tagasiside ankeedilink, nii et kui te olete sellega tutvunud, olete sisuga kursis, isegi natukene katsetanud, andke meile tagasisidet. Ja teine võimalus tagasiside andmiseks ongi see, et kui te nüüd proovite siin, see on nüüd see Miro leht, millest ma rääkisin, kui olete proovinud siin kas projektiplaani kokku panna või siis ühe põhimõtte järgi oma teenust hinnata ja arendada, siis te saate siin Miros lihtsalt talletada oma tulemust PDF-iks ja seda meiega jagada. Et meil on siin ka selline tagasiside leht loodud, et esmalt siis kopeerige endale see Miro leht oma Miro keskkonda. Saate teha sellest siin lihtsalt copy-paste ja kui te olete siis oma katsetused ära teinud, mingi tulemuseni jõudnud, siis te vajutate siis selle akna peale siin, siis siia 3 nupule vajutades saate võtta export as PDF. Ja kui te selle olete ära teinud, siis saate pärast selle PDF-i tõsta ka siia samma aknasse meile tagasisidestamiseks. Ja tagasisidestamiseks on ka väike aken siin, et kui te täidate siin need küsimused ära, siis see annab meile ülevaadet, et missuguseks eesmärgiks te seda kasutasite ja mis on teie selline tagasiside meile just selle praktilise projektiplaani koostamisel. Need on siis esimesed sellised soovitused, kuidas seda rakendada ja mida me oleme teinud siis selleks, et see teie jaoks võimalikult rakenduslik ka oleks. Ja nüüd põhimõtteliselt tuleks küsimuste ettepanekuteni, et mul läkski siin nüüd natuke vähem kui tund aega selle tutvustamiseks. Üks hetk ma vaatan, mis mul peale seda tuleb just, et vaba ring küsimusi ja ettepanekuid ning peale seda on siis mõned suunavad küsimused võib-olla, mida me võiksime arutada vabamas vormis ka. See oli siis minu poolt see tutvustuse pool, teenuse standardi tutvustuse pool. Ma püüdsin anda siin võib-olla rohkem juurde seda konteksti, miks me seda teeme ning minna rakenduslikumaks selle koha pealt, et kuidas siis seda kasutada. Ja loodan, et see pigem andis seda sisu juurde. Ja aitäh teile. Nii et võib-olla olete teretulnud igasuguseid küsimusi küsima, aga võib-olla esimesena siis, mis on teie esmamulje ja kas sa näed teenuse standardi juhendmaterjalil väärtust oma teenuse arendamisel? Jaa, ma näen, et Olegil on käsi püsti. Ja, tere.
Korraks tagasi tulles selle seose juurde teenuse standard versus rahastamisotsused. Et ma paralleelselt vaatasin ka seda õigusakti, ma ei leidnud sealt mingit seost, et kas võiks tuua näited, kuidas rahastamisotsuse tegijad kasutavad seda teenuse standardit otsustamisel, et mul jäi arusaamatuks, kas ja kuidas see toimib või on mõni näide tuua näiteks või ma ei saanud üldse aru, et kuidas rahastamisotsuseid tehakse, võttes arvesse teenuse standardit. Aitäh. Ja, no meil ongi siin rääkida ainult ühest näitest, kus meie IKT rahade jagamisel näiteks ka digipööretes, hetkel käib see läbi digipöörete, oleme seadnud teatud kriteeriumid selleks, et mis on meie ootused raha kasutamisel. Ja ühe sellise juhisena on meil kirjas, et see peab rakendama teenuse standardit. Ja nüüd, kuna neid ootuseid ja peale selle on veel siin muidki, et näiteks rakendada Veera disainisüsteemi, eks ju, andmeid peaks siis arendusprojekti lõpus võimalikult palju taaskasutatavaks tegema ja nii edasi, et siis on meil nii-öelda teine koht või keskne koht, kus me siis toetame sellest nendele ootustele, kriteeriumidele täitmist, me toetame seda läbi paneelide töö. Ehk siis, kui asutus tuleb meie juurde oma arendusprojektiga ja küsib, et kas me oleme nüüd teinud piisavalt palju selleks, et liikuda analüüsist edasi nii-öelda lahenduse väljatöötamisse, siis just äripaneelis me kogume nii-öelda eelinfo kokku ja siis anname siis hinnangu ja soovituse sellele arenduse tiimile, et jah, teil on väga hästi probleem kaardistatud, kasutajate vajadused arvesse võetud, et nii-öelda kivikotti edu teele võite liikuda edasi või siis teisel juhul on tuldud meie juurde öeldud, et meil on selline probleem, me ei tea täpselt isegi, kuidas seda probleemi lahendada. Kas te saate tulla meile kogukonnana appi lihtsalt ja me siis pureme koos seda pähklit ja anname siis omalt poolt vajalikku nõu. Et nüüd, kuidas teenuse standard ja äripaneel on omavahel seotud, on täpselt selle läbi, et nüüd me uuendame ka äripaneeli selliseid punkte vastavalt teenuse standardile ja näeme, et siis teenuse standard kirjeldab ära neid kriteeriume, mida me ühe teenuse arenduse puhul silmas peame pidama. Aga jah, nii et võib-olla lühem vastus on siis läbi selle, et ma sinna päris detailidesse ei lähe, aga digipööretes oleme me kirjutanud selle ühe tingimusena sisse. See ei tähenda nüüd, et nagu te näete, siis siin teenuse standardis ei ole ka mingit konkreetset punkti sees, mis see meetrika on, millele peab vastama, aga annab ette pigem need juhised ja näiteks ligipääsetavuse küsimus ei olegi miski, mis on ainult meie nii-öelda välisrahastuse jagamise nõudega seotud, vaid ligipääsetavus on miski, mis peab olema niikuinii teenustes täidetud ja samuti küberturvalisus. Nii et on teatud nõudeid, millele peab vastama niikuinii ja need põhimõtted suunavad nendega arvestama. Oleg, ma ei tea, kas ma andsin sulle vastuse, aga põhimõtteliselt digipööretes sees on üks pikem protsess, kus käiakse oma asutuse olulisemaid projekte tutvustamas ja meie siis ka läbi nõukogu
kirjeldame oma ootuseid ja me siis seal seda hetkeolukorda ühe olulise projekti puhul kaardistame ja soovime näha ka neid oodatavaid tulemeid, et kuhuni siis tahetakse jõuda. Näiteks see ärieesmärk võib olla kasutaja rahulolu parandamine või kui me näeme, et valitsemisalas või mõne olulisema teenuse puhul on rahulolu väga madal, siis me näeme, et siis selle raha jagamise juures peaks seda kasutaja rahulolu tõstma, et selle töö tulemusena peaks paranema ka kasutaja rahulolu. Nii et siis need tingimused, mida me seame digipöörete projektide rahastamisel, on nii-öelda sisuliselt seotud nende punktidega, mis meil kirjeldatud on teenuse standardis. On äkki selline kompaktsem vastus. Mul oleks veel 2 küsimust, et üks on selline lühivastust nõudev, teine võib-olla mitte nii. Esimene on see, et kas mõni Eestis praegu rakendusüksustest ehk makseagentuuridest, milleks PRIA on üks nendest, no näiteks RTK või mõni teine, on juba rakendamas neid teenuse standardeid ja teine, kuna PRIAs on nagu klient on kuningaseks, me teeme kõik nagu kliendi heaks, et selleks on ka e-PRIA ja kõik muud süsteemid loodud. Et mis need 3 nagu lisandväärtust on, kui mina olen 57-aastane kalamees ja 7 päeva nädalas on mul tunked ja ma ei ole väga nagu kuidas ütleme, kõrgelaubaline? Okei, ma siit, ehk siis mis on väärtus nii-öelda teie lõppkasutajale? On see küsimus? Väärtus teie lõppkasutajale tuleneb läbi selle, et kui kvaliteetselt te oma teenust osutate. Ja see, kui kvaliteetselt te oma teenust osutate ja arendate, tuleneb sellest, kuivõrd hästi on protsessid ja põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid teie asutuses paigas. Ning kui hästi on teenusejuhid ja projektijuhid toetatud selle kõige elluviimisel. Nii et see on selline sisulisem kokkuvõte ja mida mina näinud olen, on see, et üldjuhul seda, et kas enne digiteenuse lansseerimist või ühe digikeskkonna arendamisel hinnatakse seda, kui lihtne on kasutajal oma ülesandeid täita selles digikeskkonnas. Ma ütleks, et selliseid hinnanguid või hindamisi ja analüüse tehakse suhteliselt kindlasti kaootiliselt, aga ma ütleks, et suhteliselt vähe. See praktika on meil suhteliselt madal, et me arendame digikeskkondi ilma näiteks seda hindamata, et kui lihtne on tal mingeid ülesandeid täita. Et me arendame digikeskkonna valmis ja see on seal, aga mis põhjal on need otsused tehtud, on pigem juba selline hästi detailsem vaade. Ja me jõuame sinna, et kas meie digikomponendid ja siis need flow'd, mille me oleme digiteenuse puhul nagu disaininud, on disainitud kasutajat silmas pidades või mitte. Nii et ma läksin praegu siin ühes võib-olla endale paremini teada olevas valdkonnas rohkem süvitsi sisse, aga see illustreerib seda, et me standardis tahame pöörata lihtsalt läbi suuniste tähelepanu sellele ja läbi oodatavate kriteeriumide või oodatavate tulemite tähelepanu sellele, et asutused mõtleks läbi, et kui me räägime kliendikesksusest, et kas nad täna täidavad ära võib-olla kõik ootused, mis neil endal on pandud, aga võib-olla on siin üle vaadata, et mida me võiksime veel täna oma protsessidesse integreerida selleks, et see meie teenus oleks veelgi kliendisõbralikum. Ja ma ütleks, et meil on kindlasti väga palju, mida veel edasi teha, kui me seda ainult soovime. Aga muidugi me oleme siin täpselt samamoodi siis silmitsi selle väljakutsega, et meie ressurss on piiratud, meie teadlikkuse, meil ei ole nii palju nii-öelda siis
asutuse sisest nagu kompetentsi, et kõikidele ootustele vastata. Ja siis seega me tuleme selle juurde, et meil on vaja selliseid keskseid tööriistu, mis aitavad meil teadmist heast teenusest, heast arendusprotsessist skaleerida, võimendada ühes asutuses. Ja see on see koht, kus kohas me tuleme pigem selliste kesksete tööriistade, töövahendite, protsesside juurde, mille läbi annab ka nagu tegelikult teenuse juhte harida, üksteise ootuseid paremini juhtida ja nii edasi. Taavi tõstis siin käe, et ühesõnaga see oli see minu laiema ringi vastus. Et ma usun, et me teeme kohati väga head tööd. Mõnes asutuses võib-olla on see teadmine täiesti puudulik, aga jah, me peaksime ühtlustama oma arusaama sellest, et kuidas arendatakse kasutajakeskset digiteenust, mis on need tegevused, mis selles arendusprotsessis peaksid olema toimunud. Et kas see, et me näiteks kasutajaid üldse ei ole kaasanud või kasutajaid testi ei ole teinud, tagab meile selle kasutajakeskse teenuse või mitte. Et on palju, kes väidavad, et me tunneme oma kasutajat piisavalt hästi, et me ei pea seda tegema. Aga praktika näitab, et see võiks olla meil ikkagist et mingid asjad, mingid tegevused võiksid olla meile protsessi standardid. Taavi? Jaa, nii, teeme Priia vestluse. Mina Taavi Priiast, Joe Joel pole ammu näinud selle. Võib-olla vastuseks sellele, et kus võib-olla sellele 57-aastasele kalamehele kõige rohkem see kasu tuleb. Ma näen, teenuste standard tegelikult aitab meil võib-olla kõigepealt esmalt majas sees natukene atra seada ja seda disainiprotsessi paremini sättida. Et täna on meil majas küll teenuse disainer olemas. Kliendid on meil täna tõesti rohkem fookuses kui varem. Küll aga meil on endal tegelikult sisemiselt ka natukene võib-olla veel lõpuni ära kirjeldamata see protsess, kuidas, millistes etappides, milliste meetoditega ja nii edasi me klienti kaasame. Ja ma ise tunnen, et täna meil see kaasamine tuleb natukene hilisemas etapis, ehk siis tihtilugu, kui midagi on valmis, siis me küsime, kas sulle meeldib. Aga tegelikult, mida see standard aitab meil võib-olla praegu teha, on see, et minul koostöös Kristiina ja teenuse disaineriga meie enda majas seada seda süsteemi, kuidas tuua see klientide kaasamine meie arendustes oluliselt varasemaks, et küsida juba enne seda, kui me hakkame mingisuguseid funktsionaalsusi defineerima kliendi käest, et milline see oodatav või ideaalne tulemus lõpuks tema jaoks võiks olla. Ja ma arvan, et sellisel juhul me kunagi jõuame sinna, et a la kalameestele, ma ei tea, me võib-olla ei tekita mingisuguseid selliseid süsteeme või kohustusi, kus midagi on vaja teha külmunud näppudega nutitelefoni ekraanil, sest seda lihtsalt ei ole teatud olukordades võimalik teha ja nii edasi. Et ma arvan, et see on võib-olla see kõige suurem väärtus, mis me siit saame, et aitab meil endal natukene majasisest protsessi paremini seada ja teha seda siis käsikäes või ühtsetel alustel kuidagi teiste asutustega avalikus sektoris. Ma vahepeal küsin Joeli just kiirelt ära, mul on ka segadus jälle. Vaatan seda õigussätet. Mu küsimus on niipidi, Joel, et siin on nagu öeldud niimoodi, et valitsusasutustele paragrahv 1 lõige 2. Valitsusasutustele edaspidi asutus kohaldub määrus tervikuna. Aga ma ütlen, et kui meil nagu Priias on mingid muud vigurid ja ehted ja asjad ja kõiksugu muud tilulilud, mis teevad seal kliendi nagu happy'ks ja kõik on nagu hästi. Ja kui me ei tee seda värki, et mis siis juhtub? Tahaksid seda veel täpsustada? Sa alustasid määrusest. Kui me ei kohalda päriselt seda nüüd, mis siin kõik laotud on, eks ole, mitmel leheküljel. Et mis siis nagu juhtub? Kui meil on nagu muud võluitsad ja asjad ja trikid, et klient on nagu happy. Kõik on hästi. Jah. Kuidas öelda, mul kahjuks või õnneks ma olen ise ka tegelikult oma seda isiklikku kogemust Priia projektidega töötades varasemal ajal, et
et usun, et me kindlasti saame teha klienti veelgi õnnelikumaks. Esimene asi, ma arvan, mida me tõkta määruse kaudu juhime asutusi terviklikult tegema, on kirjeldama ära oma asutuse teenused. Ehk siis päris suur muutus on see, et me käsitleme üldse seda tegevust, mida me asutusena teeme teenusena. Ja ma saan aru, Priia on selles väga tubli ja teeb seda. Järgmiseks me suuname kindlasti mõõtma kasutaja rahulolu. Ja seda nüüd, et kas meil koguneb teadmine iga teenuse kasutajate rahulolust või mitte, see on nüüd asutuseti väga erinev. Ja selles mõttes on hästi oluline, see on üks meetrika kindlasti või üks mõõdik, et me suudaksime hinnata, et kui hästi meil läheb, kui kvaliteetselt me oma teenust osutame. Aga seda, et kuidas me rahuloluga kaardistame, et ega läbi ühe selle mõõdiku või meetodi on ta siis teenuse, on ta siis NPS või on ta siis mingisugune customer satisfaction score, siis see mõõdik ei anna meile veel head arusaama sellest, et kas meie kasutajal läheb hästi või mitte. See on nüüd koht, kus ma räägin pigem võib-olla sellise teenuse disainerina oma valdkonnast. Ja sageli me siis asutuses arendame teenuseid ja juhime teenuseid selliselt, et me võib-olla vaatame ühte numbrit ja me leiame, et meie kasutajatel läheb hästi. See nii kaua, kuni me ei astu kontakti nendega ja paremini ei mõista seda, et tõesti, et kuidas meie kasutajatel läheb, kas meie teenused täna toetavad neid või takistavad neid neile olulistes asjades, et me jõuame selleni sageli läbi kvalitatiivse uurimuse. Priia on teinud päris palju juba ära selles osas, aga seal siis kvalitatiivses uurimuses selgub hulga asju, mida me saaksime täna veel paremini teha või kus kohas kasutajad tunnevad, et neile üks või teine asi on väga suure vaevaga. Ja need on need kohad, kus me leiame ja tuvastame need teenuse parenduskohad. Ja nüüd võib-olla oma selle loo juures, ma tulen sinnani, et esiteks me ei tuvasta ära, kas meie kasutajatel läheb hästi või mitte läbi ühe numbrilise mõõdiku. On üks asi. Teiseks, kõik asutused ja kõik teenused ei hindagi oma kasutajate rahulolu. Ehk siis nendeni ei jõuagi see teadmine kasutaja rahulolust. Baasasi on see, et me üldse paneksime standardina selle püsti, et me mõõdaksime iga teenuse puhul kasutaja rahulolu. Nii et see on see koht, kus kohas on selle rakendamise kohustus kõikidele teenustele. Seda meie teenuse standard, eks ju, ei ole reguleerinud, seda reguleerib meil määrus, et me seda rahulolu mõõdaksime. Aga täpselt samamoodi oleme siis seal määruses kirjeldanud ära ootused teenuse juhile, et mis teadmine peaks teenuse juhil olema oma teenusest selleks, et ta võiks teenust hästi juhtida. Tähendab seda, et ta peab tundma oma teenuse protsessi, ta peab tundma oma teenuse kasutajaid, ta peab tundma seda, et missuguste strateegiliste eesmärkidesse tema teenus panustab. Mis juhtub siis, kui teenus maha kukub? Mis on alternatiivsed teenuse osutamise viisid? Ja nii edasi, nii edasi. Ja me näeme täna päevast päeva seda, et tegelikult meie teenusejuhid ei ole täna varustatud selle teadmisega. Nad ei ole, ja nad sageli ei ole toetatud ka asutuses võib-olla erinevate protsesside tööriistadega selleks, et nende teadmisteni jõuda. Ehk siis meil on väga-väga pikk tee minna selleks, et me jõuaksime kohani, kus kohas teenusejuhid saavad isegi need baasasjad hästi tööle. Me saame siis baasasjade pealt hakata edasi ehitama, et kuidas siis seda kliendi kogemust võiks veelgi parandada. Et natuke pikk vastus, aga püüdsin vastata sellele, et miks me täna tegelikult ootame, et kõikidele teenustele rakenduksid mingid teatud ootused ja kriteeriumid. Ma ei ütle, et see tõkta määrus ei reguleeri seda,
et me teenuse standardis kõiki neid punkte ja kõiki neid rakendussuuniseid peame homsest päevast rakendama. Et see, et mis tasemeni meie teenused peaksid jõudma ja mis hetkel me peaksime jõudma selle tasemeni, et seda täna veel mingi määrus ei reguleeri. Eks ju, täna teenuse standard 2.0 juhendmaterjalina on loodud abistava, toetava, suunava materjalina selleks, et teenuse juht oleks paremini varustatud teadmisega, kuidas kvaliteetsema teenuseni jõuda. Nii et, ja see, et millal me hakkame kohustama teda millekski, ütleme, see on järgmine samm. Täna TÖKTA määrus kohustab juba teatud tegevusi tegema. Täna EU regulatsioon ja riigi regulatsioon kohustab ligipääsetavust tagama. Kas täna teenusejuht on teadlik kõikidest nendest kohustustest? Ma arvan, et mitte nii, et tal oleks see tervikpildine ees, vaid pigem ma arvan, et ta saab selle teadmise lihtsalt jupphaaval vastavalt sellele, et kas temani jõuab see nõuanne või kas ta siis komistab mõne nõude või mõne probleemi otsa, kus ta peab hakkama seda siis lahendama. Et see, et meil oleks nagu siis kokku koondatud need erinevad riiklikud nõuded ühele teenusele, et siis on siis see, mida teenuse standard püüab teha. Tänasel kujul on ta ei defineeri veel täpselt ära, et näed, need asjad on sul siin seadusega kohustatud. Need asjad me soovitame sul lihtsalt parima praktikana jälgida. Arvan, et me järgmistes versioonides jõuame selle tasemeni, aga täna me oleme nagu andnud ette sellise raamistiku, mida tuleks jälgida kvaliteetse teenuseni jõudmiseks. Jällegist pikk vastus, püüdsin seda adresseerida pigem nagu põhjalikumalt. Ja aitäh, Joel, see oli nüüd esimene jutulõik, millest mina aru sain, et siiani ma ei saanud midagi aru. Aga see on minu probleem, ülejäänud 152, kes siin eetris on veel, said tõenäoliselt aru. Aga ma lihtsalt oma kogemusest ütlen, et ma olen elanud läbi nagu, on olemas siin Eesti Vabariigis meil avalikus sektoris selline asi nagu HÕNTE, mille Justiitsministeerium on üllitanud. See on hea õigusloome normtehnika eeskiri. Ja ma maadlesin ühe õigusaktiga, ma toon kiire näite lihtsalt. Ja siis ma küsisin nende käest, et kõigepealt küsisin oma ministeeriumist, ei olnud head näidet, mis on HÕNTE järgi tehtud seletuskirja eelnõu, et kõik normtehnika on nagu täidetud. Ja siis ma küsisin justiitsist igalt poolt ja kuskilt ei saanud, et tuleks vältida seda riski, et me teeme mingi asja ja siis tegelikult see ellu kunagi ei rakendu õigesti ja leitakse ikkagi mingid omad viisid ja meetodid, kuidas siis see klient õnnelikuks teha. Ja teine teema on siis selle avaliku teenuse efektiivsuse mõõtmine ehk need mõõdikud ja mitte ainult rahalises väljenduses, vaid ka siis ressursi väljenduses, et see on ka nagu läbi kukkunud projekt, et ma kindlasti ei taha tegeleda nende asjadega, mis on nagu eos juba suhteliselt riiulitoodena. Et sellepärast mu sellised küsimused ka, aga aitäh. Nii. Aitäh ja rõõm oli paremini selgitada. Kas leidub veel, kas on veel arvamusi, või on veel kommentaare ja küsimusi? Küsiks võib-olla ise siis siia juurde seda, et mis mõtted on, et kas tahaks võtta kätte ja seda proovida? Ja Anne-Mari Hunt. Tere. Tere. Tahtsin kommenteerida, et me siin Pärnu kolleegidega teises chatis oleme suhelnud ka ja vaatasime, et väga asjalik materjal on ja see Miro tundub ka selline väga hästi ette valmistatud, et võtasime kindlasti võtta ja seda katsetada proovida. Selline tagasiside Pärnu linnavalitsuse poolt. Aitäh. Ma panen chati ka selle Miro lingi kohe. Ja võib-olla siin siis
varsti ma viskaks veel ühe küsimuse siia ette, mille saate Teamsis vastata. Võtan ekraani jagamise, et ma saaksin teiega seda linki jagada. See Miro link tuleb samuti sinna teenuse standardi allalaadimise lingi ja tagasiside lingi kõrvale veel täiendava 3. lingina. Te leiate selle alati sealt ülesse. Tuletan meelde lihtsalt, kui te siia Miro lehele lähete, üks meeldetuletus. See on teile kasutamiseks, vabalt rakendamiseks. Saaks selle kursori paika. Nii, et siin on, te näete topelt täpselt sama juhiste lõuendit. See esimene lõuend on siin lukku pandud selleks, et see siin sassi ei läheks. Võtke, kopeerige endale kogu see teine lõuend, see sisuosa ja kopeerige see enda Miro lauale, et saate täiesti vabalt seda kasutada. Lihtsalt annan vihjeks, et see esimene lõuend on siin lukus. Kui te proovite siin midagi liigutada, siin ei saa, teises saab. Nii et tehke sellest endale koopia. Muud midagi hetkel ei tahtnudki lisada. Ja siin Miro õigused on kahtlemata ka probleem, et meie tegeleme täna sellega, et liikuda oma selle materjaliga Figmasse üle, et hetkel on lihtsalt ajutiselt see siin. Kuidas te peaksite saama seda üle tõsta ka Figmasse ja see on üks viis, kuidas saab seda kasutada ja teine viis on alati see, et printida endale materjal välja. Aga jah, teine parim alternatiiv on Figma, ütleks mina, ja siis Mirol on päris palju integratsioone, nii et soovitan teil kopida see sinna. Et selle kopimine ei tohiks olla üldse keeruline. Ma ei tea, kas teil on lausa selliselt ligipääs piiratud, et Mirosse, et ei saa üldse Mirosse sisse minna, jah? Hästi. Okei, kas ma vaatan? Ma küsin teilt siis chatis, kes on öelnud, et ta ei saa üldse Mirosse minna, et kas teil Figma õigusel on olemas, Figmasse on võimalik minna? Nii, proovige nüüd uue lingiga siseneda Mirosse, et ma andsin teile suuremad õigused, et kas see võimaldab teil kopeerida. Ja siin on võib-olla mitu küsimust. Ehk siis, kas te vastate hetkel, et ei saa kopeerida? Keegi saab siin asju liigutada. Sisse. Hästi. Hästi. Ma näen, et hetkel 29 inimest on sees, 30 inimest on sees. Me oleme teadlikult Miro probleemist. Me ise samuti tahame Figmasse üle kolida ja hetkel
selleks, et oleks materjal, mida kätte anda, ehitasime ajutiselt selle siia ülesse, aga Figma on samuti meie esimene eelistus. Just, ja te saate selle info siis Figma keskkonnast kätte kindlasti Digiriik Eesti sellest samast juhendmaterjalide lehelt. Nii, siin võib-olla ma ei saa öelda just, et lõpetuseks, aga ma paneks teile veel ühe küsimuse üles, millele saate siin Teamsis vastata. Enne kui ma selle küsimuse üles panen, kui teil tekib, kõik, kes te olete Miros, kui teil tekib siin mingisuguseid probleeme või takistusi, kas kopeerimisel või mingid muud küsimused, palun jätke oma mingisugused kommentaarid kuhugi, et andke meile teada, mis teil seal on või mis vajadus teil on ja me saame siin selles keskkonnas need probleemid ära lahendada. Nii et te võite kas siia tagasiside lehele panna või saate kuhugi endale sobivasse kohta panna need. Järgmine siis küsimus, mida ma teile annaks vastata, on siis see, et on sõnapilve küsimus. Mida võtate tänasest kohtumisest kaasa? Näen, et sõna ei saanud lõpuni kirjutatud. Aga palun siis teilt mõtteid. Ka need, kes on praegu Mirosse läinud, tulge korraks tagasi palun siia Teamsi ja kirjutage siis oma lühimõtted, mida te võtate tänasest kohtumisest kaasa. Mis teil kinnistus? Et Anne-Mariil on veel käsi püsti. Palun, kui sa soovid küsida. Nii. Laekuvad, ma ei ole veel seda sõnapilve rakendust siin Pollis kasutanud. Siis ma näen, mis siia on laekunud. On siis see, on üks suurem märksõna on kvaliteet. Ja abivahend annab kindlustunde, et saab paremini kui täna teen ja selleks on olemas tööriist. Ja palun, Marina. Tere. Tere. Tahangi küsida, juba algselt oli mul mõte seda küsida, aga see sõna kvaliteet siin keskel ergutas veel rohkem. Et kuidas te nagu võrdleksite, kas see on võrreldav või see on täiendav mõisted kvaliteedijuhis ja standard? Hästi lühike küsimus selles mõttes, et ütleme, sotsiaalteenustele on kvaliteedijuhised olemas. Kas neid on võimalik kuidagi võtta aluseks kasutamiseks standardite kujundamisel? Kas neid mõlemaid on nagu vaja või saab kvaliteedijuhis täiendada standardi väljatöötamisega? Ühesõnaga selline küsimus.
Hea küsimus. Ma peaks selleks võib-olla vaatama sellele konkreetsele kvaliteedijuhisele otsa, aga mulle tundub, et siin ongi ka teenuse standardiga tööd tehes. Ma saan aru, et ka standardit saab käsitleda erineval viisil või see, kuidas on erinevates riikides avalikus sektoris just need teenuse standardid, mille me oleme välja töötanud, kuidas need on üles ehitatud ja kuidas neid käsitletakse. Nad ei ole päris samad asjad, nagu on näiteks ISO standardid. ISO standard on väga põhjalik detailne dokument sellest, kuidas jõuda teatud standardi tasemele. Seal on vastav põhjalik hindamissüsteem taga. Küll aga see standard on nagu lihtsustatumal kujul ülevaade teatud vastavuskriteeriumidest ja mitmel riigil on selline hindamise süsteem täpselt samamoodi olemas ja võib-olla vastuseks varasemale Olegi küsimusele, siis on väga paljud riike, kes just teenuse standardi lansseerimisel seovad selle ära määrusega ja annavad ka asutustele ülemineku aja. Ehk siis nad kirjeldavad täpselt ära, kellele see standard kohaldub ja mis on mis on see aeg või tähtaeg, millal tuleks sellele üle minna. Seal on ka vastavad hindamissüsteemid taga ja nii edasi, et see on suhteliselt, aga on jõutud nagu selle arusaamani, et see on päris koormav, et tuleks läbi mõelda, et kuidas ikkagi seda hindamist tõhusamalt ja jätkusuutlikumalt teha. Aga tulles tagasi võib-olla nüüd selleni kvaliteedijuhis või standard, ma ütleks, et jah, siin on võib-olla kaks küsimust, kui sellele nagu vastust otsida. Ma arvan, et mõlemad on omal kohal ja need võivad olla küllaltki sarnased asjad, et kvaliteedijuhis ja standard. Aga standard, siin on kaks osa, mida standardi puhul tuleks ka nagu silmas pidada, et üks on lävend, mida me ootame teenuste puhul. Ja see lävend ei ole täna veel teenuse standard 2.0-s nii selgelt kirjas. Ja lävend on siis see, mis annab siis juba konkreetsema mõõdiku ette või konkreetsema kas siis tegevuskohustuse või protsessilise kohustuse ette. Ja selle kõrval siis ma leian, et selle lävendi kõrval peaks olema või hea oleks, kui on juhis, kuidas seda rakendada ja kuidas sinnani jõuda. Sest et riigis ja üldse avalikus sektoris me päris palju seame uusi kohustusi, aga me anname vähe kaasa toetavat materjali, kuidas sinnani jõuda. Nii et ma arvan, sarnaselt mulle tundub kvaliteedijuhis sarnaselt standardile annab ette võib-olla kvaliteedilävendi, siis peaks andma kaasa ka siis selle juhise, kuidas sinnani jõuda. Ja võib-olla veel kaasuv mõte sellega on see, et oleme mõistnud ka seda, et siin järgmistes või selle standardi edasiarendamisel tulekski meil siduda see teiste selliste töövahendite või raamistikega, nagu on meil teenuse küpsusmudel, kus me saame siis juba mis on siis võib-olla isegi rohkem seotud ka selle kvaliteedijuhisega, et me saaksime hakata võib-olla ka siis hindama, või vähemalt need kriteeriumid oleksid siis nagu kattuvad küpsusmudeliga, et kus maal me täna standardi rakendamisel oleme või kus maal me täna küpsusmudelil või kvaliteedi arendamisel oleme, et kahtlemata me ei tohiks sellesse lõksu sattuda, et me paneme sellise ideaalse etaloni või standardi paika ja me nüüd ootame, et kuni me sinnani jõuame, peame aru saama, et see on nagu astmeline liikumine ja üks võib-olla põhijäreldus
ka teiste riikide kogemustest kaasa võttes on see, et selle standardi rakendamisel on oht sattuda selliseks nii-öelda politseinikuks või kvaliteedipolitseinikuks ja sellisel juhul see võib kaotada oma elujõulisuse. Et siin on hästi oluline nüüd pigem leida hea tasakaal sellest, et kui me anname ette teatud lävendid või teatud ootused, kvaliteedinõuded võime ka öelda, ja siis selle vahel, et kuidas toetada siis sinnani jõudmist. Mida riigid on teinud, nad on liikunud rohkem sellise enesehindamise süsteemi peale, et ei ole kõrvaline asutus või tiim, kes seda hindamist teeb ja kellele peab raporteerima niivõrd palju, kuivõrd siis see hindamissüsteem on enesehindamissüsteemi peale üles ehitatud ja on siis mõne riigi näitel, näiteks sakslaste puhul kõigile siis läbipaistev. Et kui siis seda ühe teenuse puhul teha, siis hindamisküsimustik ära, siis tegelikult tuleb hea selge ülevaade kõigile, kus maal siis selle olulise teenuse puhul ollakse. Ja juba see võrdlus teenuste vahel kas või ühe asutuse sees aitab siis sellele kaasa, et meil tekib diskussioon, kuidas me saaks paremini või mis kohad vajavad järeleaitamist. Ma vastasin sellele ringiga ja võib-olla mitte nii otseselt. Ma arvan, et kaks on seotud materjali, aga ma andsin võib-olla siin sellist natuke taustteadmist kaasa selliste materjalide väljatöötamisel nagu standard- ja kvaliteedijuhis, et nad võivad olla kohati erinevad ja kohati kattuvad. Näiteks UK-l on olemas lisaks teenuse standardile ka teenuse manual ja ma arvan, et me oleme oma teenuse standardi puhul natuke need kaks asja tahtnud ühendada, aga teenuse standard selles mõttes annab ette siis hästi konkreetse mingisuguse kriteeriumide nimekirja, et millele peab teenus vastama ja siis teenuse manual annab ette selle juhise, kuidas sinnani jõuda ja võib-olla sarnaselt kvaliteedi juhisega meil on kvaliteedi kriteeriumid ja juhis, kuidas sinnani jõuda. Ja kindlasti saab siin neid kahte juhendmaterjali omavahel võrrelda ja siis kas siis kokku tuua või siis teineteise pealt õppida. Nii. Aitäh! Väga hea oli just see arutelu oli praegust väga hea, et andis mõtteid. Ja, palun hea meel kuulda, et see arutelu läks korda. Ma ise olen ka väga-väga palju õppinud selle viimase aasta jooksul. Kui ma ise olen püüdnud ka aru saada, et kuhu teenuse standard paigutub. Võib-olla üks veel huvitav taustteadmine on sellest, et kuidas erinevate riikide näitel on teenuse standard arenenud. Et üks riik, mis on võib-olla, mille teenuse standardit on enim üle võetud või järgitud või kes on teenäitaja olnud, on UK. Ja UK puhul on see alguse saanud just nagu digiteenustest. Neil oli päris suur selline, ma näen, et mul saab aeg otsa, nii et ma nüüd lõpetan oma mõtte rutem ära ja siis pean lugu meie siis kokku lepitud ajast. Aga UK siis oli väga edukas oma sellises digitaalses transformatsioonis läbi GovUK portaali arendamise, kus nad siis digitaliseerisid asutust ja üldse valitsust nagu laiemalt. Ja nende puhul siis nad on näidanud, kuidas nende tänane teenuse standard on, ma ei tea, kas 4. või 5. iteratsioon sellest ja kuidas teenuse standard alguses oligi digiteenuste standard ja koosnes 26 punktist ja see digiteenuse standard on ajapikku just arenenud teenuse standardiks just sellepärast, et edasi on vaja anda arusaam ja mõistmine, et me peame teenust käsitlema terviklikult, et me ei saa eristada digit ja siis mitte digit ja võib-olla siis seal erinevaid teenuse osutamise kanaleid, vaid meil peab tekkima tervikarusaam ja ülevaade ühest teenusest, nii et seal ka
pigem siis digi eest vastutav osakond on siis ajas liikunud edasi digiteenuse standardist lihtsalt teenuse standardiks ja hõlmanud sellega oluliselt nii-öelda suuremat teemade ringi. Ja see on olnud ka üks meie eesmärkidest selle uuendatud teenuse standardi puhul. Aga aitäh teile teie aja eest, väga tore oli, aitäh nende küsimuste eest ja mõtete eest. Loodan, et see läks korda, ma loodan, et see inspireeris ja kõige enam soovin teile head rakendamist ja head kasutamist. Aitäh! Head reede jätku!